Tervist, head televaatajad! Meil on äärmiselt hea meel teile teavitada, et Eesti autoralli meistrivõistlustest valmib sellel aastal kokku 6 saadet, ehk siis igast etapist 1 saade. Ja loomulikult seda saatesarja alustame hooaja esimese ralliga, Võrumaa talveralliga, mis sõideti täiesti ideaalsetes talvetingimustes 16. veebruaril ning talveralli sündmused hakkavad lahti kerima nüüd algavas kokkuvõttes. Head vaatamist! Tänases saates, mis on ühist rallil ja navitrollal, teeme tutvust OT Racing ehk siis Oti ralliklubi meeskonnaga ja loomulikult Võru talveralli tulemused ja intervjuud. Võrumaa talverallit korraldab GM Racing spordiklubi juba 6. aastat ja see on olnud traditsiooniline rallihooaja avaja Eestis. 2013. aasta stardinimekirjas oli kokku 75 autot, starti jõudis neist 74, lihtsalt üks ukrainlaste auto läks ralli eeltestis vähe katki. Esindatud olid 7 riigi võistlejad, lisaks Eestile veel Läti, Soome, Venemaa, Ukraina, Poola ja Belgia. Esimene stardinumber kuulus Ford Focus WRC võistlusautoga raele läinud Georg Krossile ja Raigo Mõlderile, kelle auto oli saanud uue ja üsna kurja disaini. Sellest aga juba pisut hiljem. Teine stardinumber kuulus Venemaa meeskonnale Aleksei Lukjanukile ja Aleksei Arnautovile, kes näitasid väga head kiirust Lätis sõidetud autoralli Euroopa meistrivõistluste etapil. Nende järel läksid raele N4 klassi ja absoluutarvestuse Eesti valitsevad meistrid Rainer Aus ja Simo Koskinen. Võrumaa mehed Siim Plangi ja Marek Sarapuu olid enne Võrumaad kaasa teinud 2 rallit ja kindlasti ühed soosikud N4 klassi esikohale. Raul Jeets ja Andrus Toom olid samuti sarnaselt paljude teistega käinud hoogu kogumas piiri taga. Sander Pärn ja Ken Järveoja kasutasid aga Võrumaal Harju Keki poolt ettevalmistatud Mitsubishi Lancer Evo 9 võistlusautot. Egon Kaur ja Erik Lepikson aga uuemat Subaru Impreza võistlusautot ning mõlemale meeskonnale oli see siis hooaja esimeseks võidusõiduks, küll on aga mõlemal selja taga korralikud testipäevad. Kaheveoliste autode klassis startis teiste hulgas Võrumaal eelmisel aastal IRC rallisarja kaheveoliste klassi 3. koha saanud Martin Kangur, kelle kaardilugejaks oli Jarmo Võsa. Enne kui aga läheme esimeste katsete juurde, uurime, milliste rehvidega talverallil sõidetakse. Selles osas aitab meid Michelini võidusõidurehvide maaletooja Baltikumis Triple M OÜ esindaja Juss Rooden. Michelin on ka Eesti autospordi viimaste aastate suurtoetaja ja ka tänavu toimub autorallis Michelini karikasari. No talvel sõidetakse võidu piikrehvidega. No ütleme nii, et kuidas võistlusmäärus muidugi lubab, aga valdavalt ikkagi Eesti oludes piikrehvidega ja no need piikrehvid on siin samas nagu näha, millised on neid nagu Eesti ja siis väiksemate sarjade meistrivõistlustel on lubatud veel vana tüübi piikrehvid, mis on kitsad rehvid, mis iseenesest niisuguses talvises, lumises tingimuses nagu on äärmiselt head, aga maailma meistrivõistlustel on mindud täna juba nii nimetatud säästurežiimile ja mindud laia talverehvi peale, mida saab siis kasutada selle sama 15-tollise kruusavälja peal, et lihtsalt kulusid kokku hoida. No räägime natuke nendest konkreetsetest rehvidest siin lähemalt ka, see on 16 tolli, see on üsna selline kitsas, et autole annab sellise huvitava väljanägemise ka natukene, aga samas töötab päris hästi, eks? Jaa, just nagu öeldud, et see auto võib välja näha küll nagu kušett, aga siis sellise kitsa rehviga ta lumest nagu tungib väga hästi läbi ja ühes rehvis on 384 naela sees ja noh, siis ütleme nii, et hästi pisut saab nagu selle rehvi tehnoloogilisel tegemisel saab nagu hästi pisut reguleerida seda, et kui palju see rehv või kui palju see nael rehvisest välja ulatab. Et see võib olla siis niisugune, ütleme nii, et 5,5 millimeetrist kuni 8 millimeetrini. Ja selle naela enda pikkus on 20 millimeetrit, kaal 4 grammi ja see kõik on nagu võistlusmäärustega ette nähtud ja ära määratletud, et sellele need asjad kõik nagu vastama peavad. Ja need siis antud rehvil Michelini rehvi puhul on nad siis sisse pandud väljapoolt ja
ja nad siis spetsiaalse liimiga sinna liimitakse, et see on väga niisugune suhteliselt keeruline tehnoloogiline protsess ja noh, püsivad nad seal ikka hirmesti. Nüüd siis Võrumaa talveralli esimeste katsete juurde. Oodatult haarasid liidrikoha Ford Focus WRC-l sõitvad Georg Gross ja Raigo Mölder. Georgi jaoks, kes sellel aastal keskendub Eesti meistrivõistlustele, on olnud võistluspaus üle poole aasta pikkune, kui viimane start oli eelmise aasta Grossi toidukaubad Viru rallil. Talveralli osas on paus olnud veelgi pikem ning kindlasti andis see esimestel katsetel pisut tunda, kuid tulles hooldusesse ei olnud põhjust kurtmiseks. Väga kihvtid tingimused on et ütleme natukene nüüd sabistas sihukest udulundomikuks, mis nagu tegi õrnalt nagu asja libedaks. Ma mõtlesin, et teine läbimine nüüd on parem, aga kui nüüd vaadates seda teist läbimist, palju seal oli neid lumevalle laiali sõidetud ja asju, siis tegelikult ikka oli see esimene kord ikka tunduvalt feelingum sõita. Aga see legendi vastuvõtmise pool on, et ütleme nüüd see viimane katse juba hakkas juba päris sihuke hea tunne tulema, et mul ikka tihti peale nii, et oota, mis kurv ja kuhu poole ja mis käik oli ja et nagu ei võta vastu suure hoo pealt, aga no, läheb paremaks. Seal on jah sellised ekstreemsed pikemad pausid tihti peale sisse tulnud, et nüüd oli ka Viru ralli oli viimane kord, kui sa ju sõitsid, et sellest on siin juba, no ma ei teagi, päris palju head aega mööda läinud. No jah, pool aastat on nüüd möödas ja ütleme, et talvel ei ole juba 2 aastat sõit, et selles mõttes nagu jah, nagu uus kogemus oleks kohe, aga ei no küll ta meelde tuleb ja vaatame, proovime, äkki läheb paremaks ja saab veel natuke kiirust juurde ka. Grossi selja taga käis aga armutu lahing N4 klassi kõrgete kohtade nimel. Timmu Kõrge ja Erki Pints jätkasid sama hooga, millega Saaremaal möödunud aasta pooleli jäeti ning nii juhatasid nad peale 4 kiiruskatset Võrumaa talveralli üht põnevama konkurentsiga klassi. Seda me siia jahtima tulime ja praegu on väga hästi kõik. See võistlus olen teinud nii palju teistmoodi, et olen puhtalt oma joont hakanud sõitma, et ainult oma vaistu usaldanud ja see on kenasti ära tasunud ennast. Teine läbimine on kõva jälg juba ja rööbas sees, et siis mul oli ikka päris keeruline seal tee peal seista, et auto on mölkis ja õlad olid väljas liigesest. Olen kuulnud siin jah, et tekitad meeskonnale natukene peavalu, et kaotad tagastangesid muud korra. No, meie Soome kogemus on näitanud, et kui tagastangesi kaob, siis hoog on peal. Kõrgest 18 sekundi kaugusel olid venelased Aleksei Lukjanuk ja Aleksei Arnautov, kes võisid küll pisut aega kaotada kehvema stardikoha tõttu, olid nemad rajal teisena, Kõrgega 5. Kuid vaatamata sellele tunnistas Lukjanuk, et Kõrgele on sel korral üsna keeruline vastu saada. Ну, я думаю, что нереально. Тиму сегодня просто молодец, делает очень хорошую работу, и я думаю, что нет шансов. Если он не сделает какую-либо ошибку грубую, его догнать невозможно, потому что на втором прохождении мы были примерно равны по скорости, но он уже создал большой отрыв, примерно 20 секунд, и его не отыграть. Осталось 35 километров. Это нереально, поэтому будем ехать. Нам главное, чтобы вперед не пролезли еще ребята, которые сзади там догоняют, поэтому будем нацеливаться на такую именно задачу. Sander Pärn ja Ken Järvoja näitasid, et on uue autoga jõudnud kiirelt ära harjuda. 3. katsel näidati oma klassi parimat aega ning see aitas neil tõusta N4 klassi 3. kohale mööda Siim Plangist ja Marek Sarapust ning kaotust Lukjanukile oli 2,6 sekundit. Hoog on läinud täpselt selliseks, nagu ise enne rallit ka tahtsin, et hommikul ei õnnestunud päris nii, kui lootsin, aga samas ka võib-olla natuke andeks antav, et 6 kuud ikkagi pausi ja uue auto roolis, et Evoga täiesti esimene start, esimesed katsed, et hommikul tuli veits kandiliselt, ei tulnud nii puhtalt, aga nüüd ise sain aru ka, et küll tuleb paremini ja küll läheb paremaks ja nii ka nüüd läks ja see tegi meele rõõmsamaks ka, aga 3 katset on veel minna, nii et tuleb hoida sama hästi autot teel. Sa oled nüüd üks nendest N-rühma sõitjatest, kes on sõitnud nii Subaru kui Mitsubishiga, mis tegelikult oma käitumiselt on suht koht erinevad autod. Priit Saluri kunagi, kes on samamoodi mõlema autoga sõitnud, on öelnud, et Subaru on selline ulakas koolipoiss, kes ei taha korralikult sõna kuulata, aga Mitsubishi on selline, ütles härrasmees, et teeb seda, mida vaja on, eks ole. Kas on nii või mis sinu muljed on? Ütleme nii, et mõlema autoga saab kindlasti väga kiiresti sõita, aga ma arvan, et lihtsalt ühega on lihtsam. Kummaga? No ega mis ma siin hakkan varjama, et minul isiklikult tundub, et sellega on veidi lihtsam. Siim Plang ja Marek Sarapuu päris rahul asjade sellise kulgemisega polnud. Võrumaa mehe Siimu puhul oli ralli eel väga palju juttu ala koduteed ning nii edasi. Selle aga lükkas mees ümber, sest tema sõnul enam sellist eelist pole.
Alati võiks paremini olla, aga kõik ei ole veel kadunud ja millegi nimel on veel võidelda, et N-rühma teine koht on 6 sekundit, et see on veel võimalik, aga eks Aleksei kindlasti järgi ei anna, ja Pärn samamoodi, et väga keeruliseks läheb. Aga sellel positsioonil, nagu praegu olen, ei tahaks ka lõpetada. Mitmed soosikud kogesid N4 klassist tagasilööke. Rainer Raus ja Simo Koskinen kaotasid aega piduriprobleemide tõttu. Asi saadi korda hoolduses, kuid omas klassis olid mehed kukkunud juba 7. Raul Jetsi ja Andrus Toomiralli sai kahjuks läbi juba esimesel kiiruskatsel. Tunne oli hea ja ettevalmistus kogu jaanuarikuu jooksul on päris korralik käinud, et siin nagu hea tulemus teha ja aga paraku läks seekord niimoodi, et enne katsele jõudes juba hakkas streikima käiguvast ja 10 kilomeetrit õnnetus esimest katset ikka ära sõita sellise käiku parema käega sees hoides ja ühe käega roolides, aga lõpuks ikka juhtus nii, et läks kast päris laiali ja pidime kahjuks katki jätma. Kaheveoliste klassis pakuti ralli eelsoosikuks Martin Kangurit ja Jarmo Võsa. Kuid kui ralli käima läks, näitasid konkurendid, et niisama lihtsalt ei saa siit midagi. Kangur asus küll esimese katsega klassi liidriks, kuid juba järgmisel katsel möödusid temast Sander Siniorg ja Kristen Laos ning kaugel polnud ka Rainer Raudmets ja Rivo Hell. Peale 4. katset oli Kangur taas liidri kohal, kuid edu Sinioru ees vaid 4 sekundit. Rohtmets jäi 15 sekundi kaugusele. Tegelikult oli Martin Kangur isegi positiivselt üllatunud konkurentide kiirusest. Ei ole asi nii roosiline, kui ma arvasin. Esiteks on uus kaardluga jälle esimesed katseteks selle nahkat koostööd lihvida ja nüüd hakkab asjad tulema, aga ütleme niimoodi, et kas poisid on väga kiired, et siin ei ole midagi niisama, et tuled ja sõidad ja võidad enne. Et selles suhtes on nagu raske, aga samas positiivne, et Eestil on ralli tulevikku. Sinu puhul on hästi palju ka minu käest küsitud, et mis Martin Kangur see aasta üldse teeb, et saad sa natukene oma plaane avada? Aga mul ei ole otseselt konkreetselt plaane veel. Hetkel oleme ühest onnast lahti saanud, saame ilmselt teisest onnast lahti ja siis peame tegema otsuse. Mida, kus, kellega, miks. Aga üks asi on selge, nagu sa siin enne mainisid ka, et nüüd kevadest alates võiks nagu vedada 4 ratast. Ma loodan küll, sest mul enam ei ole motivatsiooni sõita selle autoga, et ma hakkan nagu ise üle mõtlema selle autoga ja võtma liigseid riske. Ja ütleme niimoodi, et see pigem, ma arvan, tuleb lõpuks mu kiirusele kahjuks kui kasuks, et liigseid pingutusi tehes ilmselgelt, ma arvan, sõidustil kannatab. Rahvuslikus E-rühmas võis oodata 2 kõva BMW mehe duelli. Loomulikult räägime me Aga Ahust ja Einar Laipaigast. Kuid Laipaiga probleemid kukutasid ta E-rühma arvestusest tahapoole ja nii oli E-rühma liider pärast 4. kiiruskatset Ago Ahu. Tere tulemast tagasi. Eesti autoralli meistrivõistluste esimese etapi Võrumaa talveralli kokkuvõte jätkub ning vaatame, mis rallil nüüd edasi juhtus ning muuhulgas saame teada ka seda, mis seob Võrumaa kunstniku Navitrollat ja autorallit. Eesti autoralli meistrivõistluste saadetes teeme tutvust ka erinevate meeskondadega. Võrumaa talveralli saates võtame fookusesse uue meeskonna, mis on pakkunud juba palju kõneainet. OT Racing meeskonna all sõitsid Võrumaal Georg Pross ja Raigo Mölder, Raul Jets ja Andrus Toom, Rasmus Uustuld ja Imre Kuusk ning Kevin Kuusik ja Karl Terras. Mis ja kes on OT Racing, mis tuntud ka Oti ralliklubi nime all? Sellele on õige mees vastama Ott Tänak, kes on üheks meeskonna vedajaks. Algatuseks sai ta loodud sellepärast, et üldse meie Saaremaa noortel tegelastel oleks nagu millegi kasulikuga tegeleda ja saaksid oma autosid aretada ja mingid võidusõidu autosid ehitada ja kasutada vähe nii minu kui mu isa ja ülejäänud seltskonna kogemusi, et see on selline algatuseks nagu nooremale põlvkonnale loodud nagu koht, et tänaseks me oleme muidugi vähe kasvanud ja võib-olla enamus sellepärast, et mul ei ole hetkel nii palju tegevust oma asjadega, et siis ma saan nagu rohkem tegeleda selle ralliklubi asjadega ja ma arvan, et see on kuttidele väga hea, et saavad millegi asjalikuga tegeleda ja kindlasti väga hea kogemus ülejäänud eluks. Et enamus seltskonnas, kes siin täna toimetab, ongi Saaremaa enda poisid? Enamus, pigem kõik võiks öelda, et ja ütleme, et seda saab isegi veel väiksemaks seda seltskonna teha, et üldiselt on kõik nagu Kärlakülast ja ütleme, et siin suurem vanem põlvkond seltskonnast on ka vähe Kuressaarest ja sealt ümbert, aga üldiselt on kõik suht ühes külast kõik.
kuidas teil nagu selle ära on jagunenud, et ühed mehed on mehaanikutena tööl, teised mehed on sõitjatena, et on see kuidagi nagu selline loomulik protsess olnud või on kõik sõitjad ja teevad ka mehaanikutööd? Ütleme nii, et Rasmus on ka nii-öelda samast pundist, et ta hooldab ja teeb oma autot ise koos siis nii-öelda ülejäänud kuttidega, ehk kõik sõbrad ise jagavad oma tööd, kuidas nad seal teevad, aga üldiselt jah, et eks me korraldame ka seal omal väiksed nii-öelda meistrikaid kohaliku jää peal, et eks seal saavad kõik sõita, et eks siin ütleme nii, et väga terava käega kutte on teisigi, et selge on see, et seal kui vähegi oleks võimalust küll, siis oleks veel kiired sõitud. No sa jooksed siin täna Võrumaal talverallil ringi nii services kui tankimisalas ja igal pool. Et kuidas on, et kas rallil on rahulikum sõitjana või niimoodi nagu tiimi juhatada? Sõitjana on ikka üli chill, ma arvan, et 1-2 autot nii-öelda rannida on veel pool okei, aga 4 autot siis on ikka tükk nii-öelda labodeerimist, et see asi kõik kokku pannud. Mootorispordis on üheks oluliseks teguriks mitmes mõttes sõiduvahendi disain. Hea disain jääb silma ja toimib turunduskanalina. Selle nimel pingutatakse palju, ühe näitena võib tuua Karl Kruda eelmise aasta võistlusauto disaini, mis oli ka ühe disainikonkursi finalist. Võrumaa talverallil pakkusid enim jutuainet 2 autot. Georg Krossi Ford Focus WRC oli sedakorda mattmust ning see tekitas raja ääres palju segadust. Oota, kes see on? Kross või? Oli vast levinum hüüe. Kuidas siis sellise tigeda disainini jõuti? Tegelikult eks Oti auto oli ka must ja mul Rakveres nagu ühel lähedalt sugulasel ta tegi oma tänavasõidu auto sellega üles, on niisugune kummine aine ja sealt nagu mõte tekkis, et miks mitte proovida ja talvel on ta eriti efektne, ma ei kujuta ette nüüd, kuidas ta suvel vastu peab ja võib-olla hakkab kooruma, aga jah, selleks sõiduks sai nii tehtud. Oled rahul? Hetkel olen rahul, jah. Kui Krossi auto oli justkui Darth Vader, siis Egon Kauri ja Erik Lepiksoni Subaru oli pisut helgemates toonides. Tõsi, jänesed Navitrolla pildil olid kurjakuulutavad. Jah, te kuulsite õigesti. Kauri ja Lepiksoni autot ehtis Võrumaa mehe Navitrolla joonistus. Navitrolla teosed on ehtinud küll laeva, kuid mitte ralliautot. Mu hea kolleeg Anto Kasak on Navitrolla sugulane ja kui ta kuulis, et me otsime autoluut kujundus, siis ta pakkus välja, et võiks rääkida ja siis me istusime maha, rääkisime jutud selgeks ja auto on siin, et mõtlesime, et saaks midagi huvitavamat ja erilist, mitte ei ole triibud ja jooned nagu tavaliselt, et see aasta siis nii. Nüüd see sama konkreetne pilt, mis teie Subaru peal on, et kas see nüüd oli nagu Navitrolla enda poolt, et ole hea, võtta see või valisid ise välja? No tegelikult oli nii, et Navitrolla näitas seda pilti, ütles, et see on, talle meeldib see pilt ja proovisime seda. Autoga on see lugu, et auto on suhteliselt halb pind, kuhu seda pilti panna ja näha jääb ainult tagauks, et siis pidi valima pildi, mille see püent oleks seal tagauksel. Ja see oli suht ainus, mis sobis ja see oli siuke päris huvitav, meile meeldis, et siin me selle kasuks otsustasime. Aga idee tuli temalt selles mõttes. Võrumaa talveralli 3 viimasel kiiruskatsel jätkasid Georg Kross ja Raigo Mölder samas stiilis nagu enne hoolduspausi. Lõppkokkuvõttes võitis Kross kõik Võrumaa talveralli katsed ja nii said mehed saluudi taustal Võrumaa talveralli poodiumil fotograafidele võitjatena poseerida. Vaatamata kõigele polnud see Krossile ja Mölderile lihtne ralli, oma ohoo hetke elasid nad üle eelviimasel katsel. Tunda, et ralli on niisugune ala, kus nagu tegelikult tahab kogu aeg kilomeetreid saada, et kõik sujuks ja voolaks kohe esimesest katsest hästi, et selles mõttes oli keeruline, aga eks meil olid omad momendid ka, eks see juhi uks räägib enda eest, aga ei, jah, lõpuks ilusti finissis ja väga rahulik. Ma vaatan jah, et selle juhi uksega natuke nagu oled toetanud kuskile. Jah, see ei olnud enam natuke toetamine, et see oli nagu päris offline, ei saanud legendist aru ja päris kiire koha peal. Ma panin vasakule, aga teil läks paremale, aga õnneks oli nii palju ikkagi hanges ruumi, et mahub läbi pöördama. Mis su üldse selle aasta plaan on täna? Estikaid sõita nii kaua, kui vähemalt konkurentsis olen punktidega ja vaatab võib-olla mõne välissõidu ka, aga Estikatele põidub. Aitäh! N4-klassis läks seis pisut selgemaks 5. kiiruskatsel. Nii Aleksei Lukjanuk kui Siim Blangi kogesid sarnast ebaõnne, kui nende Pirelli rehvil mantel sõna otseses mõttes maha tuli. Lukjanuk sai rehvi vahetatud ja lõpetas ralli N4-klassi 12. kohal. Blangi jaoks lõppes sama situatsioon hoopis kehvemalt. Meeskond oli neile nimelt kaasa pannud vale rattavõtme ning nii jäi meestel üle vaid raja ääres käsi laiutada.
N4-klassis ei lasknud ennast sellest kõigest häirida ka Timmu Kõrge, kes võitis ka Sander Pärna ja Roland Murakase ees viimase punktikatse ja finišeeris koos Erki Pintsiga ralli teisel ning N4-klassi esikohal. Selle järgi me tulime siia ja väga hästi sujus täna kõik asjad. Eks loomulikult teise koha ma olen juba saanud, ma tahaks võita juba, aga midagi pole teha, WRC vastu ei saa siiski selle autoga. Sa viimase katse lõpus ütlesid, et pagan, katsevõit ikka oleks võinud üks ära tulla. Ma arvan, et sealt oleks isegi selle 2 sekundit üles noppinud veel, et meil natuke sussertsime ise seal ära paar kohta, aga ei väga hea aeg siiski. N4-klassi teine koht ning absoluudi 3. koht kuulus Sander Pärnale ja Ken Järveojale, kes kaotasid Kõrgele 27,4 sekundit. 3. koht N4-klassis Egon Kaurile ja Erik Lepiksonile ning 4. Roland Murakale ja Kalle Aadlerile. Muraka pingutused viimasel katsel olid tulemuslikud. Lisaks punktikatsel saadud ühele lisapunktile said nad mööda ka Rainer Ausist ja Simo Koskinenist, kelle kaotus jäi Murakale 0,2 sekundit. N4-klassi 6. koht kuulus Markus Aabramile ja Rein Jõessaarele. Klassis 4VD Plus olid siis võitjad Kross ja Mölder, teisele kohale sõitsid ennast Hendrik Keers ja Viljo Vider ning kolmandat Poolast Maciej Reznik ja Rezuslav Mazur. Kahepeoliste klassis said Võrumaal võidu Martin Kangur ja Jarmo Võsa, teine koht kuulus Sander Sinjorule ja Kristen Laosele ning kolmandad Rainer Rohtmets ja Rivo Hell. Rahvusliku C-rühmas ei olnud vastast sedapuhku Ago ja Kalle Ahule, teine koht nende tiimikaaslastele Sardeh Racingust Lembit Soele ja Ahto Pihlasele ning kolmandad Võrumaa enda mehed Steven Miilo ja Taivo Tuusis. Võrumaa talveralli meeskondlik võit läks Carglass rallitiimile OT Racing ees. Sellega tänaseks ka lõpetame. Tänud vaatamast ja kohtume juba maikuus, kui 10. ja 11. mail sõidetakse Eesti autoralli meistrivõistluste teine etapp Tallinna ralli. Seniks hoidke enda autospordi uudistega kursis www.autosport.ee vaheldusel.